taaskord Mošnikov hästi purjetab seal Loogua, pääseb löögile ja Mošnikovil juba esimese võimalus. Ja pall on väravas! Ja pall on väravas. Jõuga lükati lõpuks sisse, aga see on Flora jaoks ülihea start, et saavad kiire värava juba. Seda ei oodanud, aga näeme nüüd uuesti, kuidas blokeeriti seal löök ja pääses Mošnikov löögile. Ja tundub, et see oleks tegelikult mööda läinud, aga oli seal Infoneti kaitse seda klaarimas, ei saanud seda hästi ära klaarida ja Malov oli takerdus sinna palli, lõi natuke pallist mööda väga-väga olulisel hetkel ja Flora saab. Beglarashviliga mängitakse seina ja hästi seal Gruziin. Milline löök! Parem variant nüüd Melts annab selle palli sinna kasti ja on võimalik minna. Aga nüüd julgelt tõuseb ja otsib ettepoole pikema palliga ja leiab sealt ilusti Loogua ja Loogua lööb mööda. Nagu Infoneti vastu ja nüüd on Loogua hästi läbi saamas. Vaatame, kas ja paneb sealt, põrutab, kuid tundub, et siis on. Oi, ja nüüd Kalimullin siin teeb väga teravaid liigutusi. Tuleb ohtlik löök ja napilt. Baranov. Kuusev selle hästi viib kohvile. Ja tuleb ka palli. Aga nüüd tuli. Irakli Loogua 2-0, 64 minut. Flora juhtima, sai siin oma suunas. Näeme seda olukorda nüüd kordusest. Algas see kõik sealt Kuusevi läbimurdest äärelt tuli. Läks see sööt väravahi peale, aga Igonen ei saanud seda palli kätte ja Loogua jaoks sealt oli juba väga lihtne see pall sisse kõksata. Ja, et see ei ole siin midagi, küll kellegile teisele otsa vaadata kui väravahile. Vist täis ei anta siin midagi pealinna konkurentidele. Ja on Aida Aral võimalus! Ja kohe! 2-1 ära! Kõik on korrektne. Aida Aral lööb ehtmanuutšoliku värava, et hüppab õhku, et Aalo jäi valele poole meest, et näeme, et ta oli tast nii-öelda, ei olnud tema ja oma värava vahel ja mees sai üles hüpata ja hüppevõimet mehel on ja väravahile vastu liikumise peale taha nurka ja 2-1. Ja 3 minutit on antud üleaega ja kenasti tuleb välja üks ära vastu. Vaatame, mis lahenduseni mees jõuab. Ja laabab selle lahenduseni. Ja nüüd seisu pole. Irakli Loogua lahendab selle tänase mängu ära. Ja Prins. Oi, mis pinged praegu Norbert Uldil maha läksid, et siin. Väga hästi tuleb läbi sealt ja jalge vahelt. Jalge vahelt lükkab taha külje võrku. Näeme esimest korda. Jah, et siin. Ja see Mahkin ei hakanud seda maha tõmbama seal. Natuke jah, käega rebib, aga väga ei julgenud sinna kontakti minna, et sealt ei ole palju vaja, et pall pannakse 11 meetri peale. Väga ilusti tegi, jah. Et võib-olla mingid vanemad mehed ütleks, et seal on vaja võrgud võtta ja jalge vahele panna järgmine kord. Tundub, et nüüd on 73 punkti peale ja ongi kohtumise mäng on läbi, jah. Peakohtunik Juri Frischer vilistab